we're back! Ja meil on vikerkaar. Wow! Wow, ossa! Me sõidame nüüd Otepääle. Just jõudsime Otepääle. Me lähme testima Synergy Calypsot. Netale. Mina lähen testima, Kristal on juba olemas enda Synergy Calypso. Aga ma saan ka kõige kangemat proovida. Nii et mul praegu kõige kangem ei ole. Huvi pärast proovib selle kõige kangema ka ära juba siis näiteks. Vaatab, mis see endas kujutab, et ta natuke teistsuguse lõik. Calypsost räägid ikka või? Calypsost räägid, jah. Kõige kangem. Kõige kangem. Kraadiga. Jaa, mul on uus kombe ka. Nii et selle tuleb ka ära testida, et kas ja kuidas ta, ütleme, kätest on, kui ma ujuma hakkan, et kas ta kisub või kisu, sest eelmise kombega, Momo kombega oli see, et ta hakkas mul, ütleme, käsi nagu kinni tõmbama. Ära halvusta nüüd. No jaa, aga mul on keha nii pikk siit, see torso on nii pikk, et see kiskus, no. See on nii lühike ju. Ühesõnaga, täna on reede, 24. juuli ja pühapäeval on Otepää olümpiadistantsi siis triatlon. No. Kuidas on? Mis tunne on? Hea tunne on praegu. Graveliga sõita sinna raja peale, sest Elvas ju see rattamaraton on. 12 on äkki seal start. Ma võtsin ka graveliga sõita. Aga ma saan alles oma uue graveli, see on alles lõuna, pärast lõuna. Aga ma nüüd ostsin endale uue. Saad hakkama või? Jah, näe, leidsin. Tegin homseks graveli ringi endale. Hästi palju kruusa. 64%. Issand, kui pikk. Jaa. 86. See on pool pikk. 974 tõusumeetrit. Eestis. See on imeline. Ronid sealt jalgupidi üles või? Ikka käisin sõitmas. Tulin sealt Harimäe juurest ülesse. Ja nagu sõidad nagu kruusatee peal, aga sa ei saa aru, et mäest üles lähed. Siuke tunne nagu sõidaks. See on see video, mis sa saatsid see. Tere hommikust! Aha. On uus päev ja me oleme täpselt samas kohas. Me sõidame Otepääle sisse just. Täpselt sama koht. Eile siis me läksime Nõkku minu vanemate juurde ööseks. Seal oli saun. Seal oli, ema oli teinud hiinakat. Natuke lähed juba sündmustest ette. Me käisime Calypsot testimas. See oli juba videos ära ju. Sa juba rääkisid või? Ei. Calypsost. Ma pole vist kunagi trennis nii kiirelt avavees ujunud kui eile selle Calypsoga. Nii et ei teagi, vist tuleb rahakotti kergendada natuke. Ma ütlesin Anetale, et usu mind. Kui mulle meeldib ja ma tunnen, et käed on vabad, siis tunned sa ka, et sul on nagu okei sellega. Et kuidas mul nüüd järsku on sellised ujumisajad tulnud Ironmanil. Ujusin alla tunni, elu sees ma arvasin, et ma ei uju alla tunni, sest see hooaja algus on näinud üle kändude ja kivide. Ja üldse ma ei olnud kindel, et ma seal Austrias 8.45 teen. Ma mõtlesin, et okei, et üli super ja ma oleks väga-väga rahul, kui ma teeksin 9 tunniga. Ja, kui ma teeks 9 tunniga, siis ma oleks väga rahul. Aga näed,
ma ütlesin endale, et proovi ja kui ei meeldi, siis ei meeldi, vähemalt anna lihtsalt oma aus tagasiside. Sina oled ju nii palju seda triatloni teinud, et lihtsalt, et anna oma tagasiside, et mis sa arvad sellisest uuest brändist? Nojah, kuna see tuli otse karbist, siis mul kael oli liiga ümber algul, et see nagu natuke häiris. Aga mida rohkem ujusin, seda paremaks läks, nii et kehast oli kõik hästi, käed olid vabad ja kurat, kui hästi liikusime mees. Ma proovisin ka siis seda kõige kangemat versiooni ja ma ütleks ka, et sellel on vist 1-2 õhupatja, mis rohkem, mis sind vee peal hoiab, et see oli ka niisugune täitsa abistas sind palju rohkem kui need teised kalipsod. Nii et kes ei ole proovinud, siis proovigi kindlalt Synergy kalipsot. Heiko Sepp toob neid meile siia Eestisse ja HT Sport müüb, nii et tõmbame käima selle värgi. Kijutab siin. Nudi. Nii nunnu. Tere. Mis sa teete siin? Ma tulin hobust kallistama. Kes on? See on poiss. Väga meeldib. Me oleme juba ammu hiljaks jäänud ja vend hakkab bloogima. Ja see on Karla. Karla, hallo. Tada. Musu. Jube palju putukaid. Nagu näha. Hüppetrenn oli. Ma ei tea, kui kõrged hüppasime. Midagi hüppasime. Hüppevideod on küll püstipidi. Aga pole hullu. Täna on veel rattatrenn ja jooks. Ja tegelikult tahaks veel kalipsoga ujuda. No nii, Kevin. Suu matsub, siis jalg tatsub. Mis teeme? Teeme niimoodi praegu, et rattaralli tuleb. Rattaralli? Elva oma, jah. Kahjuks ise starti ei jõudnud. Jah. Aga sealt otsast tulevad, keeravad paremale ja pärast tulevad siit. Meil on juba 1 paun tehtud, 1 ringidest täpselt, nii et nemad peavad 2 ringi tegema. 0 auto on läbi käinud. 0 auto on läbi käinud, täpselt. Vaadatud raja üle. On ka libedaid kohti, natukene on ka muda, nii et Elame kaasa. Muidu on täna tegelikult on laupäev muidu. Nii et pärast lähme veel ujuma. Kevinil on ka suur, mis mõttes? See on niimoodi Mis mul suur on? Ei, Kevinil oli ka täitsa suur huvi oli proovida Synergy kalipsot, nii et pärast lähme kell 3 lähme testime. Vaatame pliidi üle. Aga praegu me ikkagist elame Egertile kaasa, teisele doktorile. Go Egert. Jah, ta ütles, me ikkagist veaksime ja Mainsas lähme. Hästi Mainsas. Jaa. Lõpusime ka punti. Seltsis ikka segased. Ma liter. Rongiratta, jah. See on okei, aga soolavees see on põrgula. Kõik mõlemad tõmbavad kaudu siis. Siin, kus ma hoian seda tavalist käsi. Kuidas oli siis täna? Oli palju parem. Oli parem? Jah. Ma aina enam kaldun selle poole. Ja kuidas Kevin ütleb, kuidas oli? Ma ütleb niimoodi, et elus vist teine, erinev kalipso võrreldes millega mujund olen, siis tänapäeva tehnoloogia on ikka kõvasti edasi arenenud. Vaat.
üks tuntud triatloni inimene ütles, et päev enne võistlust ei tohi jäätist süüa. Aga me ei nimeta nimesid. Oota, siit tuleb Tagris. Jaa! Tema on väga tubli inimene. Tagris on kõige tublim vabatahtlik. Kuidas sa nii arvate? Täitsime küsimustiku ja selgus, näed, osutusid võitjaks. Tahtsin enda omadele jäätist. Õige. Tere! Tere! Mis meil toimub? Õhtusöök. Teeme siin. Sa ka teed või? Ma olen lihtsalt kohe. Näed, ütleme 4 ratast on pestud, kes niisama chillib, kes paneb rattaid kokku. Jah, Anette ratas valmis, minu ratas valmis, kohe paneme Laura ja Egerti ratta ka valmis. Gerdil vaatasime esipiduri üle, ütles, et käib vastu, tegime korda ja nii siin näitan oma uut kaunitari. Rehvid on praegu valed, pedaale ei ole, aga muidu küll on paugupill nüüd uus, paugupill. Rehvid on aeglased. Aeglased rehvid, jah? On. Kus see kiiret on? Muidugi, sinu eest. Pole terve päev rääkinud. Kas maitseb hästi või? Aga jah. Kuidas sulle maitseb siis? Nii, Gert, kuidas sulle maitseb siis? Täitsa hea. See tegime nagu see pipi. Ja Laura? Papa bien. Ja Rudi? No nii, triatloni päev on kätte jõudnud. Tegime soojenduse ära, kärisime ratast, väga kuum on. Jah, ka lips on keeratud. Juhu! Meile tegelikult meeldib see. Lihtsalt ma tahtnud uut ka lipsat proovida, mul muud ei ole, muidu mul meeldiks ilma. Aga jah, täna siis oli distants ja vaatame, kuidas läheb. Kristo siin abistab kõiki. Kell on 12:45. Stardini on siis tund 15. Kristo on ka siin. Kristo, kas ma julgen näppida? Näpime. Triatloni Akadeemia sotsiaalmeedias aitab siis kõiki neid ilusaid hetki ka võimaldada. Ei alustame autasustamist kõige noorematest õudutest. Let's begin! Loomulikult sookid teeme valmis, sookid paneme jooksule, prillid, peapael, kiiver, numbrivöö. Ilma ka lipsota on ujumine, see tähendab seda, et ei saa sääri panna ja ei saa ka numbrit panna alla, et võita aega. Rahulikult ujud ja siis paned selle trehvivad täiega. Ugandi 5 €. Ta jääb enne veel seisma ka. Ei, aga see hakkab ujuma. Oodake, ma lähen. See hakkab ujumisel välja tulekust ju kõik. Sa ei tule enne eest välja, sa puhkad seda käega.
jalad tagant, nii et pingutad. Siis palju õnne Kristofferile. Kristof Rangel, 3. absoluutarvestuses ja 3. on ta ka oma võistlusklassi arvestuses. Kui möödunud aastal Kristof Rangeli võidu tulemusel Kaarana, Iker Temakas, Andar Liiman ja Oliver Parv samuti. Ja kas tuleb on ette Zucker? Zucker tuleb. Kas sellest on nüüd aga piisav, et 3. koht siit võtta? No hetkel me peame võetama ära Prinsmanni tulemise. Prinsmann tuleb nüüd. Kuidas on naistel olnud siin stardi järjekord? On ette Zucker teavad 2 tundi 27.38. Jääred Prinsmann 2 tundi 27 minutit ja 44 sekundit. Mis tähendab, et Zucker 6 sekundiga suudab ikkagi Prinsmanni edestada. Milline draama, milline võitlus ja see 22 minutiline vahe. Viimaseks riigis oli jäänud 21 ja lõpuks jääb vaid 6 sekundile. Kui Hanna Neemela ja Margot Roodi, nii et järgneva 5 minuti jooksul on ka nemad neid siia finišisse oodata. Ning meestest kohe Sitos Kõnnits, Robin Kruusimägi oma klassi 6, Mait Miller oma võistlusklassi 4. aega näitab. Rene Stamberg läheb 7. Janno Lehtme oma võistlusklassis 6. ja tuleb Melissa Priidel ja Melissa Priidel võidab naised 20-24. 55-59 klassis 3. kohta hetkeseisuga ja Hanna Neemelal hetkeseisuga liider tulemus. Kristo Rangel! Anette Zucker! Ma arvasin, et see video vääriks ühte normaalset lõppu, et ei oleks lihtsalt need poodiumi videod siin, aga me olime mõlemad Kristoga üldkokkuvõttes siis 3. ja ma ju kaalusin väga pikalt, kas ma üldse tahan võistelda, sest et ma olin mõned nädalad tagasi nädal aega haige ja ma olin terve nädala lihtsalt pikali, sest ma ei tea, mis haigus see oli, aga väga kehv enesetunne oli ja ma ei jõudnud mitte midagi teha. Ja nüüd ma olen praeguseks juba 3. nädal kehin siiamaani, et jah, aga jah, enne seda Otepää triatlonit ma ei tundnud ennast üldse hästi, mul trennides ei tulnud lõigud välja, üldse oli siuke nõme enesetunne ja vormi ei olnud, aga ma mõtlesin, et tühja ka, et põhivõistlus on mõne nädala pärast, et selleks, et vormi saada, siis see võistlus oleks nagu hea asi, mida teha, hea trenn ja sellisena ma seda ka võtsin, et pikka jonni ei ole ja üldiselt kõik 3 ala olid kehvad. Ujumas ma sain alles teises pooles enda rütmi
rattarajal pulss oli ülimadal, üldse nagu ei saanud end käima, jalad olid täis, natuke nagu krambitas pigem ja jooksus, no see samm, mis mul seal videotes on, nagu see ei ole minu samm, et jalad olid nii täis, nii kinni, nii rõve oli olla, üldse ei jaksanud, aga pingutasin vähemalt lõpuni ära ja ei andnud alla, et jah, sihuke kehv päev oli, aga kõik päevad ei saagi head olla. Siit tuleb ainult õppida, edasi minna ja võtta seda, et see oli väga hea tugev trenn. Ja loodame, et see tuleb kasuks põhivõistluseks, mis on alles tulemas. Ja Kristol oli vist üldiselt enam-vähem päev. Et ratas oli tal vist päeva kõige kiirem. Ja muud alad vist olid okeid. Et midagi erilist vist taga ei olnud, et oli vot, aga mul on nüüd trenn pooleli ja vaatame siis, mis järgmiseks. Loodan, et teile video meeldis ja tšau!